Tere! Tere! Me hommikul ärkasime öösel sadas ja nüüd mul on üks pro-tipp, et kui te ehitate maja ja teil on vaja... Mul on vaja juuksurit. See ei olnud mu pro-tipp. Pro-tipp, kui te ehitate maja ja teil on vaja nagu raha kokku hoida, siis meil näiteks söök tuleb ise koju kätte. Vaata, kallis. Vaata. Oh my god. Me hakkame neid sööma ja vaata, kui palju me raha kokku hoiame. Vaadake, kui palju tigusid, viinatigusid lihtsalt. Ma räägin, kõik on täis lihtsalt. Söök tuleb koju kätte nagu. Need on ju delikatessid ju. Need on ju delikatessid. Vaadake, kui palju neid siin on. Vaadake, kui palju. Vaadake. Lihtsalt hakkame neid sööma. Söögi raha kokku hoitud. Pro-tipp. No tere jälle. Mõtlesin, et vahepeal näitan siis, mis meil siin ehitusplatsil toimunud on. Mitte siis selles meie enda ajutises, aga mis meie päris kodu ehitusega siis toimub. Seis on siis siuke. Siin on kanalisatsiooni jaoks, biopuhaste jaoks jäetud elektrikaabel. See hakkab siit jooksma siis sinna kuskile. Siit on vaja veel võsa ära võtta. Kanalkamehed tegelikult juba tahaks mingi hetk tulla, aga meil on vaja see võsa enne ära võtta. Et siit on veel Kärdil vaja võtta või mul või ma ei tea. Eks me vaatame, kuidas läheb. Aga muidu on seis siuke. Mõned kontuurid on juba maas. Siin on siis elutuba. Siin on üks magamistuba, seal on teine magamistuba. Siin on siis köök seal taga, siin pool otsas. Siia tuleb köök siis kunagi. Seal keskel on näha, siis on jäetud topeltvundamendi osa selle kamina või ahju jaoks. Korsten tuleb ka sinna. Ja siit siis, siin tuleb see köök. Siin on näha ja joonistatud ka peale. Ja sissepääs hakkab siis siit olema nagu vanal majal. Siit on sissepääs, vasakule jääb elutuba ja köök. Otse jääb üks magamistuba. Paremale siia jääb vannituba, kus see rull praegu on. Siin on siis vannituba osa kõik. Ja seal on väikene siuke kapi osa või sissekäivi ja siis on teine magamistuba. Ja siin nurgas on siis tehnoruum. Ja tehnoruumi uks on siis õuest. Tuleb siit läheb sisse. Vaat siuke seis on meie selle ehitusega. Vot. Mõtlesin lihtsalt, et vahepeal näitan. Või noh, Kärt ütles, see ei ole näita, mine näita. Ma siis näitasin. Nii. Aga jah, see nädal tahaks selle võsaga siit ühele poole saada. Kärt siin nagu midagi on nagu teinud, nagu näha paar oksa on maas, aga millegi pärast on siit jäänud see sirel kõik maha võtmata. Aga siit tuleks suhteliselt kõik sealt nurgast siiani lahti võtta, ära võtta kõik. Ja selle junni ma pean ka ära lõhkuma. Vot siuksed lood on siin. Aga siit ma tahan ühte Eternity plaati saata. Ma pean vaatama kõige tervema plaadi. See on vaja mul sinna sauna katusele panna, kus me elame. Vot ja siis suve jooksul on vaja sellega ka midagi teha, selle vanamaja hunnikuga, et nüüd tuul puhub muidugi otse kaamerasse. Aga jah, eks seda tuleb hakata põletama ja ma ei tea, mis sellega veel teha saab. Vaat siuksed lood on meil siin pool sood. Ja ideaalis siia siis maeti meil kive ja asju maha. Peaks selle ära riisuma ja suuremad kivid siit nagu välja võtma. Ja siis muruseemne maha panema. Oleks nagu selle poole ka korras, aga see on kõige madalama prioriteediga hetkel. Et tähtsamad asjad on enne. Ja siin ongi siis meil juba see lõkkeplats, mille me tegime mingi hetk. Siin oleks vaja nüüd trimmerdada ilusti. Või niite, meil on hädasti niidukit vaja, meil on nii hädasti niidukit vaja ja mitte mingit see tavaline väike ei aita ja see murutraktor ka ei aita. Et see maastik on siin siuke, et see on kohutav. Et tegelikult meil oleks vaja see ise olen mõelnud see ATV järgi veetavat niidukit, sest see niidab päris kõrgelt. Ja et sellega oleks nagu hea lasta. Aga vaatame.
vaatame, ega seda raha ka ei ole palju. Keegi võiks Matilda ära osta, siis oleks raha äkki, et osta niiduk. Äkki oleks, võib-olla ei ole. Oota, eile trimmerdasin siin natuke veel ja tõime Matilda siia endale. Ja nüüd on vaja tegelikult siit ümbert ka ära koristada, aga see ei ole ka otseselt prioriteet. Aga ilusam oleks, kui saaksid kõik koristatud. Aga eile trimmerdasin siin natuke ja tõime Matilda siia, sest meil Matildas on ju vets on Matildas praegu ja köögiosa ka nagu. Aga siin natuke trimmerdasin eile ja eks ma täna vist proovin ka trimmerdada. Siit ma ei saa jälle trimmerdada, siin mul tõmbab selle jõhvi kohe puruks, nagu siin on nii mingisugune, ma ei tea, mis asi. Aga siin on meil plaan siis väikene terrass ka teha, siuke pisikene suveks endale. Ja mingi lambi panin, ma ei tea, kas see töötab ka. See maksis 10 € või midagi handymanis. Et see peaks nagu päiksepatareiga olema ja siis peaks nagu valgustad möösel liikumisanduriga. Pimedas saame näha, kas töötab ka, ma ei tea. Vaat nii on lood, aga eks me otsime nüüd mingi tegevus omale. Ma pean hakkama grillima ka, peaks grilli puhtaks tegema ja nii edasi. Vot, sai jälle räägitud küll teile. Väike tiir jälle tehtud, nii et näeme jälle mingi hetk. Meil toimub betoonivalu, vundamendivalu. See raiskus siia tuleb autosid. Aga jah, betooniauto on kohal, vaadake kui kõrgel see nool on nagu. Mingi räigelt kõrgel on see nool. Ja tehakse valu, pärast koperdatakse ära ja siis jääb seisma mõneks ajaks, kuni tahkub, et saab edasi ehitada. Aga jah, käisin vorstiga jalutamas ja siis vorst isegi ei aukud nende peale, vist sai aru, et nad teevad meile midagi head. Töömees hakkab lage alla võtma. Algus ei pidanud, aga siin peab ära võtma, sest muidu ei saa seina kätte. Ja siin laajal on klaasvill. So great. Kogu mu elu on nii great. Kunagi ei lähe midagi plaanipäraselt. Ah? Kunagi ei lähe midagi plaanipäraselt. Aga ma arvan, et siia me jätame selle ja siis selle värvib üle. See näeb ju täitsa okei välja ju. Ma arvan, et see näeb ka nähtu. Arvad või? Ma arvan küll, alt äär on täiesti mäda. No vaatab, ma ei tea. Okei. Vot, nüüd siis need hakkab Ma ei taha, et see koht, kus me süüa teeme, et sealt mingi sitt kukuks kuskilt laest ja mida kõik teha. Ei no muidugi jah. Kevast. Tšau. See on tubli töömees olnud. Seina puhtalt. Lagi puhas. See sein ka puhas. Et väga kena, väga tubli töömees. Siia praegu jäi, aga Ints vist ikkagi otsustab, ta lammutab selle maha. Ma ei tea, mis ta otsus nüüd lõpuks jäi. Meie tubli töömees istub siin, sööb saiakest. Joob morssi. Nagu tõeline ehitusmees ikka. Ehitusmehed joovad kõik morssi. Ma ei tea. Vaadake seda räpakolli. Mõtle, kui ma poleks seda skafandrit seljas olnud, nii ma välja näeks. Juba. Ja siin on Air Forced, kui te mäletate teda. Nii et Ints, ma ei tea, kas sa võtad selle ühe siis veel maha või seina. Võtan jah. Are crazy? Vist on crazy. Seda tuba me ei värvi ju. Mina ei oleks eelmist ka värvinud. No aga ei meeldi sulle või? Nii, tule nüüd eest ära. Kuhu ma tulen? No, ma pean selle üles tõstma, sa ju ei jõua. Me peame selle pea peale saama niimoodi. No saan aru jah. No aga sa ju ei jõua. Nii läheb. Sa ju ei jõua seda tõsta.
mida sa teed? aitan. Sa ei aita kuidas ju. Oota, paneme, lase üks ots alla. Lasen. Jõuad? Jaa. Küll raske. Pikema naise otsima. Sõpru otsima pead omale. Mis kuradi sõpru? Küll nüüd sõpru vaja. Kõrgemale ei jõua lüüda. Oi, oi, oi. Ma võin lihtsalt toore vihaga selle siia lakkama. Kohe tulen sinu poole. Küll raisk. Mida sa naerad? Mida te vahite? Elu ei ole. Üks tuleb veel täna niimoodi üles panna. Järgmine on raskem, sest need tuleb omavahel jooksma saada. Saad aru? Tere. Ma oleks võinud siit enne asjad ära koristada. Kus kohas? Talt siin on mul mingid tööriistad. No Jaaanud sa ju asjad. eriti ei mõtle ju. Igatahes tere. Me täna siis käisime hommikul juba shoppingutiirul. Ostsime siia uue ukse Harakapesast. Saime 25 euriga ukse. Ja Int sai uue Makita kohvri 10 euroga. Siis me tõime seda puitkarkassi. Lihtsalt ehituspuitu. Ehituspuitu ja siis veel kruve ostsime ja nüüd Int seal laamendab ja lõhub, et uks ära mahuks. Ja siis saame äkki täna ka seinad paika. Äkki. Võtaks terve see seina maha. Issand jumal. Ma arvan, kui ma siia kõva paugu paneks, see sein lendaks. Kas ma võtan selle kõik maha või? Mina ei tea ju. Maja kokku ju. Ei, see ei ole mingi kuradi maja sein. See on lihtsalt pandud siia korstna külge mingi kuradi tellised sein. No ei tea. Kuidas sa selle ukse siis paned? Siia panekski, siis ma saaks siia teha mingi puidust mingi raami. No. Nagu sellele teisele uksele tegime. Ei no jah. Ega võid ju võtta. Vaata, ma proovin selle kuradi lengist. Kas sa sokke ei taha jalga panna või? Ei tea, mis ma tahan. Oma elus ei taha midagi. Oli on midagi ilusti. Seda seina maha ei võtnud, aga Ints üritab nüüd ust panna. Aga ei lähe. Siin on, sein on alt ära mädanenud. Ja siis see laetala on nagu, no sa näete ka lagi on nagu kumer, et see laetala on natuke alla vajunud. Ja mul ei ole väga mingit mõtet seda siin hakata
kõike korda ajama, ma pean mõtlema siit natukene maha saama. Intsu nuputusminutid. Jah, siin on kõik on siuke porno. Ärge vaadake, seda ei pea filmima. Näitame pärast valmised. No aga inimesed tahavad näha päris elu, kallis. Tahavad näha, kuidas päriselt pornot tehakse või? Jah. Nii ei tohi asju teha tegelikult. Aga me oleme cheapid praegu, väga odavad enam. Kõike teeme väga odavad. Ma ei tea, mis ma sest see ei ole meie permanent kodu. See on ajutine kodu. Me tahame siit lihtsalt... Ja see maja ise ka, mida me praegu teeme, see saunamaja ei jää ise ka siukseks nagu. Et me selle teeme ka kunagi korralikult ümber. Aga seda tuleb juba alustada väljalt poolt. Näe jälle hiirepesa, nii tore. Oh yeah. Seda tuleb alustada väljalt poolt seda maja. Ei ole mõtet, isegi siin tuleb kõik laed maha võtta, kõik laed alade uued panna, kõik tuleb uus teha. Ja siin ei ole isegi küsimust. Siin on nii palju põrandad üles lõhkuda, uued põrandad valada. Siin on nii palju aega, et sellepärast ei stressa. Ja ei stressa jah, praegu tahaks natukene ruumi juurde saada, et ei peaks ühes toas olema. Terve suvi tahaks nagu mingi köögi osa siia juurde teha. Et sellepärast ma väga ei tee midagi korralikult. Ma korra juba mõtlesin, et ma võtan seina maha, teen uue. Aga siis ma mõtlesin, et milleks. Ma raiskan raha, ma raiskan energiat. Midagi jaoks, mis ei ole vaja. Võt. Nüüd peaks see uks küll siia minema. Mehel on silm nagu kuradi lood raisk. Easy. Korras. Valmis. Muy bien. Nii, meil on nüüd uks paigas. Põrand paigas. Ja see uks on veel jälle maha võtta, sest et see on natuke liiga kõrge. Et jah, ja kui te nagu näete ka, et ma lähen sinna. Ma lähen kohe sinna. Siis need uksevahed. Siia lihtsalt pandud nagu mingeid rätikud kunagi. Me need täidame nüüd kenasti ikka vahuga ära. Ja aga muidu on täitsa kendu. Nüüd läheb kohe seinte juurde. Nüüd teeb tublisti tööd. Oostileme joogijanu. Õues väga palav. Ja siis on järgmine etapp seinad, mis te näete. Ja siis miks sa nüüd nii tusane oled? Ma ei ole tusane, ma tahan aru, et aeg saab otsa ja kiire on. Meil ei ole mitte kuhugi kiire. On ikka? Ei ole. 2:21. Saime homme ka teha terve päev. Saame üle. Ok. Tere! Ma jälle teen tööd. Ja keha on täna normmakaron. Eile sai päev läbi lastud ja täna hakkasin ka hommikul, 11 hakkasin mingi tegema. Kärt läks linna ja siis ma hakkasin tegema. Aga iseenesest on ju üks sein juba tehtud täitsa. Ja siit osa ka. Ja täitsa hästi on kuidagi jooksnud. Et ma Kärdile just näitan teile ka. Et siia ma tegelikult olen siukse arvestusega jätnud nagu, kuhu ma saan kinnitada, saan pärast veel teha niimoodi. Et siis on veel viisakam. Aga see ei ole prioriteet. Ja siia samamoodi, siia panen topelt selle. Klõps, nagu siin on juba topelt. Siis on tulevaste kruviga siuksed liistud nagu peale. Ja siis on viks ja viisakas. Igal pool. Kärt tõi mulle juua. Aga lähen edasi siis selle seinaga ja siis selle seinaga ja siis siia korstna peale me mõtlesime, et me kleebime, liimime selle ospi.
sest ma arvan, et siia ei ole hea mõte. Siin on esiteks mingi krohv peal, ma ei taha siia puurida. Ja siia ka siis äkki kleebime. Et need 3 siis tuleb kleepida pärast. Aga need on ka kõige viimasena. Nüüd lähen selle seinaga edasi, selle aknaümbrusega. Siia tuleb samamoodi teha pärast need raamid, et see tuleb ära võtta siit. Aga enam-vähem noh. See lagi on nii kummis, kuna see on vajunud, et ma isegi ei hakanud üritama seda lõigata kuidagi selle lae järgi, et ma lõikasin sirged plaadid, panin niimoodi seina, et need omavahelised vuugid enam-vähem jookseks. Pärast lasen vahtu täis ja kui olen väga tubli, ostan poest mingid liistud ka panen. Või tegelikult samamoodi võib ju panna ka, tegelikult võib ju ka sellest mingid liistud teha. Lihtsalt niimoodi lae peale jooksma. Aga no vaatab. See on siuke ilu asi, see ei ole oluline mulle. Ja põrand kragiseb, nagu te kuulete, ja jääbki ragisema, et siin oli pesemiskoht all nagu. Noh, sest siin oli, või noh, siin oli see leiliruum nagu. Siiamaani on lava on alles, selle keriseme viskasime välja. Siis siin oli see pesemiskoht ja see oli valatud kaussi nagu. Noh, valatud kaussi ja keskel oli siis see äravool. Ehk siia oli suhteliselt por teha, aga no ta läbi ei vaju väga, aga nad krigisevad ikka. Et aga pole hullu. See on nohu. See on kõige väiksem mure. Siis saagi pätid ligi hiilida. Ja Kärt ei saa öösel hiilida külmkapi kallale süüa tooma. Et siis ma kuulen kohe. Ärkan üles. Oot, tegelikult käin mina külmkapi kallal vaikselt öösiti, aga ma ei saa seda talle öelda. Nii. Valma kalma. Vahutada on vaja. Vahutada on vaja. Ja nüüd on jälle väike koristus. Väike või? Ja siis hakkame lamineitri peale panema. Või noh, hakkame. Nagu me ehitasime. Jah. Aga näiteks mina ütlesin, et pane see liimiga kinni. Ei no, algne mõte ikka liimida oli mulle. No, ma siin muidu poodi liimi järgi saatsin. Aga mina ütles, sa ütlesid ei tööta, ma ütlesid, et kuule, nüüd võtame nüüd mu tööd ära. No sa ju kobistad, mul ei ole aega. Okei, ma hakkan tööd tegema. Tšau. Tere tulemast järjekordsesse peretülisse. Kohe. Noh, jõuad. Ma ei tea veel. Ma ei saa praegu ukse mees. Okei. Nüüd läheb sisse. Vist ei ole väga raske. Tunda. Tõsta püsti. Olemas. Meie 50-eurine külmkapp. See läheb siia. Kuule, siia kohale saab veel riiulit ka panna. Ma tean, ma mõtlesin selle peale. No nii, laminaat on ka paigas. Mul ülemised vahud on võtmata, aga sellega tegeleme homme. Ja seal lõpus on üks väike laminaaditükka ja sellega tegema ka homme, sest me ei viitsin seda saagi välja võtta. Ja Its nüüd teeb elektritöid, et meil oleks väike valgus kah siin köögis. Ja siis mul on vaja homme ilmselt aknad ära pesta. Nii et tööd on ja töö tasab mind ka ja riiulid ja mingid siuksed asjad. Jah, peame vaatama hakkama, kuhu mida panna. Just. Nii et siuke meie köögikene. So exciting. Ma selle külmkapiga mõtlen, mida teha. See mul seal neid äärad on mingi veits kollased, et võib-olla annab mingi kleepse või midagi panna. Mis see äärad on kollased? Vaatan, et jah. Äkki nad läheb puhtuks? Äkki läheb puhtuks jah. No ukse pealt on ka vaja puhastada anyways. Nii et Its nüüd teeb elektritöid. Elektritöödeks on seda palju öelda. No mis iganes. Paneb lampi.
panen lambi kõrvade seina peale. noh. Seegi asi. Proosit. Rügasin tööd teha ja mõtlesin, et peaks teile ka rääkima midagi. Mis siis täna juhtus? Mis juhtus täna? Me chillisime rahulikult. Vaadake, mutt peseb aknaid. Aga chillisime rahulikult, no chillisime, tegime tööd. Ja siis järsku mürin ja kolin. Ja no me oleme Tupiktänava lõpus, ehk siia keegi teine niisama ei sõida. Ja siis siuke asi tuli siia meile. No see oli ühe teise suure auto katusel ja kastis. Aga kanalisatsioonimehed tulid. Keegi meile midagi öelnud, et nad tulevad, tulid. Aga nad tegelikult tõid see mingi peale 3 oli see. Tõid lihtsalt kopa ära ja mingid asjad. Ja vaatasime siis olukorra üle, et mis seis on siin sellega. Ja andsid siin nüüd natukene juhiseid või ütlesid, näitasid mulle jälle näpuga, mida peab tegema. Ja siis hakkasime nüüd tegutsema. Ehk siis ühesõnaga me oleme juba rääkinud, et siia tuleb meil, sinna kuskile tuleb siis see biopuhasti ja selle järgi tuleb siis impväljak. Ja nüüd ongi siit juba Kärt võttis on ju võsa maha. Ma võtsin siis täna siit need jämedamad puud maha. Siis siit tagant võtsin täna natuke võsa maha, sest me vaatasime, et see kaev võiks siis siia tulla, et siit otse on näha vundamenti ja siis ka sauna. Et mõlemasse on siis kanalisatsioon mul tellitud. Ja siis siia tuleks biopuhasti ja siis sinna taha tuleks impväljak. Ja siis siit aia ääres, kui ma võsa ära korjan korralikult, siis mul saab tee, et ma saan taha metsa ka minna. Ehk siis siukest asja olen teinud siin. Kärt käis linnatiirul, tõi meile kööki ruloo ja tõi ühe kasutatud mikrouuni kuskilt leidis ja mingid siuksed asjad. Et Kärti pole väga olnud ja nüüd ta siis koristab toas ja ma olen siin möllanud. Aga siit sai terve hunnik võsa maha võetud, siuke samasugune võsa oli siin. Sai maha võetud, ma ei tea, kas peab sügavamale ka võtma, ma ei võtnud praegu. Ja siis oli siin üks õunapuu. Ma ei tea, siit seal kuskil on känd, siit hästi ei näha, me sinna kännu juurde. See õunapuu on nüüd seal peal. Aga ta ütles mulle, et see oli siuke suur õunapuu nagu seegi, hästi kõrge. Ütles, et võta alumisoksi maha. Mõtlesin, olgu lähen, võtan alumisoksi maha. Võtsin mõned väiksed alumisoksed ära, siis vaatasin üleval poole veel. Aga ma ei ulata, et pean puu otsa ronima, et sellega lasta. Siis kui ma jõudsin selle puu juurde, siis ma nägin, et see puu oli seest lihtsalt täiesti tühi. Näete, täiesti mäda. Ja siis ma otsustasin, ma võtan terve selle puu maha. Ja siis ma võtsin ja see oli nii suur. Siin on mingid väiksemad oksad jäid siia, ma ei hakka neid kõiki korrema, kopp sõidab neist nagu nii üle. Aga suuremad oksad viisime siis ära, meil on seal nüüd see oksa hunnik. Üks hetk tahaks võtta siis selle oksa purusti, lasta nüüd sealt läbi saaks mingi multsi või asja. Seda ikka leiab kasutust siin. Mis tüved ja asjad on siin, et see on see õunapuu tüvi nüüd siuke. Täiesti mädane. Nii et ma oleks pidanud nagunii varem või hiljem selle õunapuu maha võtma, siis võtsin kohe. Ja nüüd siis ongi viimased tegevused siin. Korjan siit need jämedamad mingid tüved kokku. Ja siin on ka mul pandud mingi hunnik, mingid siukest jämedamat kraami, mis oksapurustist läbi ei lähe ilmselt. Mõni võib-olla isegi läheks. Ja seal, kus on see hunnik, ma ei tea, kas siit on näha, koppade taga on see hunnik mingi kaske, pakke. Viin kõik sinna, et seal peaks olema see kraam, mis läheb kütteks. Aga mõtlesin, et ma näitan teile ka, mis siis toimub. Vot. Ja täna me saime siis lõpuks ka oma kõikidele muredele lahendused, nii et ma prooviks, kurat, see pühapäev me oleme jälle kuskil ära. Videod pole juba mitu nädalat olnud. Nii et ma prooviks, ma ei tea, kas ma jõuan. Ma pean oma arvuti püsti panema. Nüüd ma tegin selle köögi ära. Nüüd mul peaks olema ruumi toas panna sinna, kus meil köögi asjad olid, sinna laua peale arvuti. Et ma saan äkki video ära teha. Vot siuksed lood. Ja vundamenti, ma vist olen teile juba näitanud, et vundament on meil valmis. Ilmselt olen näitanud. Ma enam ei mäleta, aga ilmselt ma olen näitanud, aga vundament on meil valmis, valatud, lihvitud ja ootab siin.
et sellega on kõik hästi. Kena, tore. Ja siin on siis see kanalisatsioon. Tuleb siia välja. Siit siis tuleb kanalisatsioon välja majast. Ja siit on see elektrijuhe siis, kuna selle fundamendi alt sinna tehnoruumi, siis see on selle biopuhaste jaoks. Et biopuhastis on väike pumpla. Sinna on vaja elektrit. Vot, aga nii palju siis sellest lõpetan oma tegemised ära ja siis pean veel toas asju tegema ja natukene mingid riiuleid kööki sinna panema ja nii edasi. Nii et tuleb pikk päev. Issand, siin on nii palju sääski. Ja räägi nüüd ruttu enne kui. Mis ma räägin? Vaadake. Tadaa! Saab lasta. Tulid need mehed. Vaata, ma rääkisin teile, et tulid need mehed. Need mehed, teate jah? Kanalisatsioonimehed tulid. Et üleeile nad tulid ja täna siis panid biopuhasti maha. Pumpla on seal. Impväljak ka juba sisse kaevatud ja toru ära viidud. Ja homme hakkab siis torude panemine. Vorst, tule nüüd. Ära mine siin! Oh my god. See koer on loll. Aga jah. Nii vähemalt kanalisatsioon saab tehtud. Kasutada seda veel ei ole, millega võimalik, aga noh, mis siis ikka. Vähemalt on olemas. Loodame, et kaevumehed ka mingi hetk tulevad, siis on vesi ka olemas, siis on juba päris hea elu ju. Mis siis sa elult veel oskad tahta? Pidid kirjutama ju. No ma ei ole kirjutanud midagi. Kuhu ma kirjutan? Mul pole aega olnud. Ma siin pool kuradi hommikul pidin siin õunapuud langetamas, see jäi ette neile. Olgu, ühesõnaga, nii palju lood siis. Tere tulemast meie garaaži. Ma pean siit üles leidma oma arvutitooli, et teile videosid teha. No ma näen ühte juppi, aga ta on 2 jupis. Aga kas ma mäletame, kus on poldid, mis sinna külge käivad? Oi jah, see on kohutav elu, mida me elame. Ma loodan, et ma olin nii tark, et ma keerasin need poldid sinna alla kinni uuesti. Aga no ennast tundes, ega ma ilmselt tavaliselt väga nii nupuks ei ole. Äkki isegi keerasin. Ma üllatan ennast. Nii, nüüd meil on siin Ikeas kadiseid, mingi 6 tükki. Vaja kuhugile mõelda, kus me paneme. Ei johkai, nii. Need on meil kõik. No ma ei saa ju, kuradi. Võta nad. Mul ka käsi enam oleks. Skadised. Väga tore on, et asjad on mingi 97 erinevas kohas. Meil on bussis, meil on siin, meil on emmede juures, meil on igal pool asju. Kus miski tasub ees. Ja küljes on just. Ei ole küll. Täiesti pekkis, noh. Kuidas ma nii loll olen aastast? Aga äkki sa pani mingi väiksesse karpi. Jah. Millisesse karpi paluks? Nii jalg on seal ise. Oota, ma otsin siit kohe mingid uued poldid talle. Oh jah. See tool on ka mingi 56 aastate vana. Tegelikult 56 ei ole, aga äkki ma saan siit varastada. Mis siis juhtub, kui nüüd 2 poldiga kinni on? Ma ei tea. Ei tohiks ju midagi hullu juhtuda. Ma ei tea, võib-olla ma ei tea. Ma ka ei tea. Ma nagu isegi mäletaks, et sa näitsid, et mingi karpid, sa ütlesid, et siin on need arvutilaudu need. Ma ei mäleta ise ausalt öeldes. No mul peaks siin olema tegelikult mingid polte sinna panna, aga kus ma nüüd tean, milline mu poldi see kast on? Oi. Noh, igatahes selline meie eluke iga päev. Kus on, ei tea. Ei no mul on terve... siin üleval. Terve kast, kus on mul eraldi pandud mutrid, poldid, erineva suurused. No nüüd on siin otsas mingi jama jälle, noh. Ärge kunagi kolige või kui kolite, siis ärge kolige.
mul nüüd õige pikkusega polti on mingi küsimus. ma ei tea, ma ei saa teid kinni ka panna, siis mu käed on täis. No las nad vaatavad mind ägisemast. Äkki õpivad raisk. Mismoodi ei tohi asju teha. no võiks küll. ma nüüd näitan meie kööki ka, mis me siis veel oleme vahepeal upgrade inud. Siin toas ma praegu ei hakka näitama, sest meil on tegelikult oli ka korras. Panime liistud täna. jah, no mingid asjad on. Miks me panime liistud? siis me leidsime ussi toast. Toas oli vaskkuss. Jep. Ma ei tea, kust ta siia tuppa sai, aga ta oli siin. no jah, ja noh, nii näeb ikkagi välja, nagu ma oleks mingid rämedad pannud, aga ma teen siit veel korda. Nagu me oleks. no ma ei ole parm. siit veel teen korda Intsu ehitused ka, aga no siin ongi Ints võttis Saks kaasa oma väga väärtuslikku alkoholi. Ja siin on mingid arvutiasjad jälle. Seal on sinu asjad enamus. no jah, on küll. ja noh, ma ei tea, kas seda, neid riiuleid näitasime, aga neid riiuleid oleme ka teinud. Siia siis tuleb Intsu setup. Aga köögis ka siis tuli väike vorstiriiul. Nagu näete, tropitoitu, nii et tapab. See kõlab nii valesti. Mis mõttes vorstitoit? Nii, siis me panime ruloo. Siin on siis, noh, nagu näha, Kärt ei pannud õigesse kohta. Kohe paneme. Nii. Ikka Kärt ei pane õigesse. Siin on siis need, siin on kotihoidja, saab toidupoest võtta siis meie prügi. Meil on siis sorteerimisega. Eile käisin Marketplace'ist, sain mikroka 40 euriga ja nagu näha, siis nüüd ääreb pole ikka endiselt ära lõigatud. Siis, ilmselt jah. Siis külmik, vorsti, toidupleis, vets. Ja siis siin on see lauaosa ja all on siis mustad nõud. Siis seal on papi kogumine ja siin on siis fritüür praegu küll kinni. Ja siis laua juures tegi üles riiulid. Kuiv toit, nõud, kohviala ja... Mahub ära küll. Ja siin on siis minu toidu tegemisala. Praegu meil on mitu asja siin laokil, aga mis seal ikka. Ja siis ongi siuke köögikene. Sai lõpuks kokku, ma arvan, et on väga bueno. Või noh, ajab asja ära selles mõttes. Kuu aega kannatame. Või mis paar kuud? Paar. No ei tea jah, oleneb kaua me seal elamist teeme. Ma arvan, et septembri alguseni vast ikka. Vot, sellised siis. Meie ruumike. Ma ei tea, kuidas Intsu nüüd sa neid videosi mõelnud, aga... Kuidas sa neid videosi oled üldse mõelnud? Ma ei tea, ma ei ole mõelnud. Kas nagu üks osa on nagu selle toa ehitame, teine osa on see? Ei, nädala kaupa ikka, nagu meil alati olnud nii jääb. Mina ei hakka mingi tegema mingi selle toa kaupa ja tolle toa kaupa ja kirjuta kommentaari, kui tahad teada, mis juhtus. Igatahes. Jah, ma siis ei hakka lõpetama, sest et ma ei tea, mida Ints siis veel teha tahab. Aga ilmselt näete veel siis meie kanalisatsiooni. Ja homme ma pean poodi minema. Ostsin täna ka Pepkost, ostsin 2 tassi ja 2 taaldrikut, mida saaks mikrokasse panna, sest meil on kõik need bussi plastik ja neid ei saa panna. Ja homme ma pean vaatama, kuhu ma saaks noad ja kahvrid nagu püstiselt panna, et praegu need on lihtsalt kuskil seal. Ja kühvlite harja vaja, sest põrandat pühkida, sest ma ei viitsi kogu aeg selle suure... Tegelikult võiks selle väiksega tolmuka panna sulle. Võib küll jah, aga see peab jälle kuskil... mahtuma sinna taha nurka, külmkopi juurde taha nurka. Võib-olla. Sinna poti taha. Jah, võib-olla. Seal on elekter ka olemas. Jep. No see oleks idekas, siis ma ei pea ka seda ostma. Sest see laadi on siin samas toas juba ju. Jah, super. Ma võin ta ära panna sulle mingi hetk. Mingi hetk. Teame küll, mida see tähendab. Kuule, ära seleta. Saad kõik asjad väga kiirelt saanud.